Škoda, Wheel of Cycling ja SCO Motors esitlevad projekt Nähtamatu lava, teekond Prantsusmaa Alpidesse. Siin Tallinna Ülikooli laboris ootab Markot eest esimene reaalsuskontroll, submaksimaalne laktaaditest ja VO2 max mõõtmine. Tegelikult on väga okei. Et need on kõik sinu vanusegrupi ja ütleme sellise populatsiooni nagu sportliku populatsiooni suhtes. Et siin on hästi näha, et su lihasmass, eriti mis puudutab käsi ja keskkeha, et see on selle populatsiooni suhtes, oled sa nagu, ütleme mitte keskmisest kõrgem, vaid siis nagu väga kõrgel tasemel, jalad on pigem sellised keskmise pool, mis on nagu igal juhul väga hea. Keha vedeliku sisaldus normaalne, võib-olla grammi võrra madal, see ongi täpselt selline, et kuidas sa nüüd viimased täna ja eile joonud oled, et ta on selline akuutne. Visceraalne rasv, mis on siis tervise näite, et kuidas sul siis rasv on kogunenud põhimõtteliselt siseelundite ümber, et 1,4 liitrit selle vanuse kohta näitab ilusti, et selline pigem lihasmassi poole kalduv, et need teised on kehvemad variandid, et sa oled nagu hästi heas kohas sellega. Et selline pilt. Tänase selle testimise eesmärk on siis aru saada, mis Markoses toimub. Et meil on erinevad energiatootmussüsteemid on kehas. Mõlemad või kõik aitavad kaasa, aga lihtsalt selle jaoks, et aru saada, millist treeningut on vaja talle planeerida ja kuidas me selle plaani üles ehitame, siis me testime teda. Ja teeme sellise submaksimaalse ehk siis mitte maksimaalse pingutusega testi, kus ta peab 5 pingutust tegema. 8 minutit, 4 minutit, 2 minutit, 1 minut. Kõik on niimoodi, et ei pea maksimaalselt pingutama. Ja siis teeme 20 sekundit all out. Nii palju, kui torust tuleb. Ja siis ma vaatan, kuidas ta keha laktaati toodab. Ja kuidas ta seda ära koristab. Ja siis me modelleerime matemaatiliselt, kuidas ta seda teeb, kui palju, millised süsteemid, ja siis saame teada, mis värk siin on. Ma vaatan, et see on juba hirmus. Piimatootmine. Ei, ma hoian kadentsi kõrgemal kui tavaliselt. See on sinu jaoks kõrgem, jah? 80 on selline okei. Et sõida nii, et sul on mugav, sellepärast, et kui sa hakkad neid pingutusi tegema, siis nii ehk naa pead sa minema täpselt selle peale, kuidas sa jaksad neid teha. Et me täna mõõdame siin laktaati, mis siis ei ole mitte piimhappe, vaid on piimhappesool, kui keegi tahab seda nii nimetada eestikeelset väljendit, aga kasutame laktaati ja on lihtsam. Ja me võime mõelda sellest niimoodi, et meie lihases on 2 sorti lihaskjõud, ühed on nii nimetatud kiired, mis suudavad hästi palju jõudu rakendada, aga nad väsivad kiiresti, teised on aeglased, mis on sellised, mis peavad hästi kaua vastu. Ja need kiired lihaskjõud toodavad seda laktaati. Ja miks see meie jaoks oluline vastupidavusspordis on see, et seda sama toodetud laktaati keha siis kasutab nendes aeglastes lihaskjõududes energiaks. Aga kui seda laktaati keha ei ole üldse suuteline tootma, et siis on ka aeroobsed või need aeglased vastupidavad protsessid võivad olla palju rohkem piiratud. Ehk siis me vaatamegi, kuidas siis Marko keha, kui palju ta toodab, kuidas ta toodab, ja et kas me peame seda
üles tõstma, soodustama või mõnikord teatud tüpaaž, eriti harrastajatel on ju, nad võivad olla, ma ei tea, väga kiire lihaskuju dominantsina, toodavad seda hästi palju ja siis see hakkab nagu maha suruma sellist nagu pikka vastupidavust ja siis me peame tegema sellist trenni, et suruda seda maha, et siis see aeglane, rahulik vastupidav asi saaks üles tõusta. Aga niikaua, kuni me ei ole mõõtnud seda, siis me tegelikult ei tea, kumba pidi me peame sellele tervele kehale lähenema, et peale vaadates ma ei tea. Kas oli esimene kord, kui sa niisugust testi tegid? Või koormustesti oled kunagi teinud või midagi analoogset? Mitte nii põhjaliku. Selline lihtsalt vaadata, et palju torust tuleb, et nagu nii-öelda seda jõukõverat ühe korral on teinud. No kohe selgub, mis just saab, et Karmen kohe ütleb, natuke läheb aega. Nii, näitan siis ära, mis me tegime. Et siin on sellised 4-5 pingutust tegime. Vaatame, kuidas pulss reageeris siin. Ja sellest siis lähtuvalt tegime maagiat, ehk siis lasime matemaatikal oma töö teha ja põhimõtteliselt saime teada järgmised andmed, et iseenesest su selline aeroobne võimekus või maksimaalne hapnikutarbimisvõime, eriti kui jällegi, kui me su vanusest räägime, siis on see väga korraliku numbriga, et suhteline on siin 51 milliliitrit kilogrammi kohta minutis, absoluutne 4,2 liitrit. Mõtlen nüüd, et maailma tipptasemel on seal 6,5 liitrit on täitsa okei. Nagu väga okei. Mis me siis rääkisime laktaadist ja sellest, kuidas su kehas ta toodab, siis me võime öelda seda, et keskmiselt. Et see ei piira meid ja me ei pea sellele ka üleliia palju rõhku panema, sellepärast, et tänases see, milleks me valmistume, meil ei ole vaja seda suures koguses, aga see, et ta toodab normaalselt, et see aitab meid kaasa. See, mida mina arvasin, selline anaeroobne lävi või see püsiseisund on, mille suhtes siis selle intensiivsuse suhtes sa hakkad siis päriselt oma võistlusvõimekust realiseerima. Et mina puusa pealt lihtsalt esimestest paarist sõidust pakkusin, et see võiks olla kuskil 255 vatti, matemaatiliselt arvutatud 260, ütleme niimoodi, et väga täpselt pakutud. Ja mida me siin näen, et selline aeroobne lävi või see esimene lävi on suhteliselt samas kandis, see tipp on, kus su see piik, maksimaalne hapnikutarbimisvõime tuleb, see on suhteliselt kõrge, mis tegelikult räägib meile, et see lävi, mis on meie jaoks oluline, see püsiseisundi võimekus on suhteliselt madal hetkel, mis on hästi selles mõttes normaalne, et see piik on nagu natukene looduse poolt antud, aga see lävi on see, kuidas sa treenid. Ja kui seda treenid ei ole, siis see kukub alla. Ja teistpidi seda on võimalik nagu suhteliselt hästi tõsta. Ehk siis põhimõtteliselt võimekus hoida võimalikult kõrget võimsust ilma, et see niinimetatud kukuks üle parda. See on see, mida ma ise ka kogen, et ma väga pikalt ei kesta sellist. Ja, aga sellist variatsiooni kestad sa väga kenasti tegelikult. Seda olen ma su trennidest näinud ka. Ja mis sealt veel sellist arvutuslikult ja ka visuaalselt tuli välja, et sa suhteliselt kehvasti töötled seda sama tekkinud laktaati ümber, aga põhimõtteliselt nende trennidega, mida me hakkame tegema siin päris palju sellisest jällegi poolkõvad, et mitte liiga rasked, aga pikad, et see aitab seda poolt paremaks saada ja see ka ise aitab tõsta seda sama läve. Nii et minu jaoks, mis oli oluline info, et saada aru, kuidas need erinevad süsteemid sinu kehas siis toimetavad, selle info ma sain ja sellest lähtuvalt ma tean päris täpselt, et kuidas me siit edasi hakkame liikuma. Aga jah, mina veel ei saanud aru, aga ma usaldan, et nüüd hakkab magic tööle. Jah. Väga äge. Ehk siis see nagu 20 sekundi sooritusvõime kõver, et kas see rääkis ka midagi?
see on meil pigem selle matemaatilise mudeli nagu referents, on ju, et me saaks aru, et tema, ma ei tea, nüüd ma kasutan kontraktiilne võimekus, ehk siis see, kui palju liha suudab tööd teha, et see paneb need numbrid, kas need on adekvaatsed või mitte. Et lihtsalt see, et me saaksime sellest aru. Et see iseenesest ei anna nüüd liiga palju infot, just meilt need püsiseisundi pingutused, mis sa pidid tegema, et need on kõige olulisemad meie jaoks. Et minu meelest ülikvaliteetne test tehtud ja eks me varsti teeme siis uuesti selle või siis, kui on õige hetk uuesti teha. Siit edasi kohtume juba Velodynamicsis, kus paneme paika Marko ratta asendi.